No hea meil on selle üle, et autotootjad on juba eos mõelnud selle peale, et inimeste meeldib ringi liikuda. Näiteks on enamikul autodel juba katusepoksi alusraamid olemas ja on mõeldud välja kõiksugu tehnoloogilisi lahendusi, et saada näiteks kas või mõned jalgrattad oma igapäeva kasutuses oleva auto külge panna. Selleks ei pea olema mingit kobakat lisavarustust, vaid piisab väga väikestest lisavahenditest ja automaailm tutvustab neid meile lähemalt. Me tegelikkuses võiksime ikka juba välja lubada selle kevade ka, et mis siis, et kevade algus astronomiline oli märtsikuus, aga seda ei ole kuskilt otsast tulnud ja mis seal salata, inimesed hakkavad sõitma ratastega, tahavad kaasa vedada oma grille, mida iganes katusebokse panna auto peale ja me sel teemal ka täna räägime. Ja põhiline, millest me alustame, on see, nagu siin ka Robert sissejuhatuses ütles, autodel on tegelikult need pikiraamid juba enamusel peal olemas ja sinna saab ju panna kõik need teised asjad juba külge. No jah, ma täpsustaksin siin, et kuna talv saabub 3 korda meil nädalas, siis võib ka sinna katusraamidele suusahoidjad siiamaani veel panna, et ei pea ainult rattaid vedama ja boksidesse saab ka kõike peale suuskade panna. Aga kui jutuks läks, siis jah, et siin on näidata mul ka kohe käes, et raam, mis siis sobib pikikaarega autodele, mis siis on enamus, et väga paljudel autodel tänapäeval peal. Siia läheb see vahele. Jah, ta läheb siia vahele. Kas siis on uuema või vanema tüübi pikiraam, sõltuvalt siis autost, aga üldiselt on need universaalsemad ja siis on olemas sellised, ütleme nii-öelda margikohased raamid, mis siis, kellel katusel pikiraami pole ja need siis kas kinnitavad ukse ääre vahele või siis katusel olevatesse kindlatesse kinnitus- ehk fixpointidesse. Need kõik on meil koha peal siin Salomes või automaailmas saadaval. Erinevad firmad, erinevad kujud, selles mõttes on olemas tavalisi metallraame kui ka tänapäevaseid aerodünaamilisi alumiiniumraame. No katusele saab panna sinna päris palju asju, alates seal suusahoidjatest, nagu ma ütlesin, rattaraamidest, kajakihoidjad, katuseboksid ja saab kanna ka mitu asja, et ütleme katuseboksi ja rattahoidja, et see nüüd katuseraami piirab ainult ära selle katuseraami laius, et kui lai, aga see sõltub juba konkreetsest ka autost, et mida laiem auto, seda laiemad katuseraamid, seda rohkem saate katusele panna. Ja siin ma vaatan, on olemas selline auto taha paigaldatav raam, kas see on nagu keerulisem installeerida? Üldiselt odavamaid raame on keerulisem installeerida, natuke kallimaid raame on oluliselt mugavam installeerida, on ainult üks käevajutus ja raam lukustub sinna konksu külge ära. Sellisel juhul teeb olema lihtsalt autol veokonks, mille külge kinnitada. Tema eelis on veel see, et teda ratast ei ole vaja nii kõrgele tõsta, naiste rahvad ja kes ei jõua tõsta väga kõrgele seda ratast sinna katusele, et see teeb selle asja muidugi oluliselt mugavamaks. Neid mahub sinna peale ka päris mitu? 2-4 on üldiselt praegu pakkuda. 4 tükki läheb peale? Jah, 3+1 on olemas. Tuleme sinna selle katuse raami juurde hetkeks tagasi, et kas see boks, mida sinna peale panna, kas see on ka kuidagi eriline? No need boksid on minu meelest kõik ühe väljanägemise. Võtame selle firma sildiselt pealt maha ja ongi katuse boks. No eks selle kuju määrab ära selle aerodünaamilisus, et tänase päevased meil vähemalt müüdavad katuseboksid on suhteliselt aerodünaamilised. Te näete siiamaani välismaal sõites, et sõidetakse nii-öelda nende surnukirstudega veel ringi, mis on väga kandilised. Need asjad on suhteliselt lollikindlad, nad ei kulu ja tänu sellele inimesed kasutavad veel neid vanu variante ka veel, aga kui vaadata siis nagu katuseboks nii ka autod, et kõik lähevad ühte nägu, siis see on sellest kinni, et saavutada võimalikult väike õhutakistustegur ja tänu sellele ka väiksem kütusekulu. Bokside erinevus küll on erinevaid pikkuseid, on erinevaid laiuseid, on erinevaid kõrguseid ja sellest tulenevad ka on erinevad litraasid. No automaailm, mis Eestis raudselt ainukene kauplus, kus see valik on nii suur? Ma usun küll, et meil on üks parimaid valikuid kindlasti Eestis. No mina olen selles mõttes natuke ebavõrdsemas olukorras, et mul ei ole seda katuseraami teha osapoolt peal ja tegelikult see võtab päris palju. Üks on üldse seda keeruline sinna peale panna. Mul on Volvo ja seal on need sellised nupud, mis käivad sinna ukse vahel, et mitte ära kraapida. Ma saan aru, et millest natuke rohkem maksta, seda mugavam on ka nende asjade paigaldamine. No eks ta kipub nii olema, et mida kallim, seda mugavam paigaldada, seda vaiksemad nad on ja kindlasti ka tänu sellele nad võtavad vähem kütusekulu, kui nad on aerodünaamilisemad. Lihtsam, kas on mingi firma ka välja tuua, mida te ise soovitate automaailma poolt? Automaailm ise on toonud juba siin üle 10 aasta Atera Saksa tootja firma raame, mis originaalis siis paigaldatakse väga paljudel autodel alates BMW-st lõpetades, siin Opelini, kõik kasutavad seda. Aga on meil ka erineva hinna ja kvaliteediga, et selles mõttes, et kindlasti tuleb tulla vaatama, et kellele mis taskukohane on ja kellele mis meeldib. Kas autobokside valmistamise puhul on ka sama nagu väga paljude teiste autovaruosade puhul, et tegelikult toodab kõike tuule, aga pannakse natukene hinnatundlikumale kliendile teine silt peale?
No päris nii ei ole, et katuseboksi tootjaid nüüd iseenesest on maailmas väga palju. Erinevus on nendel see, et mõned odavamad boksid ei ole läbinud city crash teste, mis tähendab seda, et kui auto teeb avarii, siis need asjad võivad sealt katuseboksist ka väga vabalt välja paiskuda ees oleva auto peale või siis lihtsalt purustada teie enda auto järsu pidurduse korral. Et siin nüüd selle boksi puhul ei tasuks alati kõige väga odavama peale välja minna, et korralik tootja kindlasti tagab selle, et see boks on ka ohutult teil katusel.